Pärnu maakohus kuulutas täna kohtuotsuse välja täielikult videoistungi formaadis, seega kedagi reaalset kohtusaalis ei olnud. Kohus tunnistas Age-Teresa Tammaru ja Raido Sõkkali süüdi narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises. Tammaru lisaks veel tulirelva ebaseaduslikus omamises. Nad ühiselt ja kooskõlastatult siis käitlesid oma elukohas narkootilisi aineid, milleks siis oli enam kui 6 kilo kanepit ja lisaks vähesel määral ka meskaliini sisaldavat taimset ainet ja psilotsiini sisaldavad seened. Lisaks siis leiti Age-Teresa Tammaru valdusest ebaseaduslik tulirelv. Age-Teresa Tammaru on kohtus väitnud, et kanepit kasvatab ta ravi eesmärgil. Paraku leitud ja konfiskeeritud materjalis oli lubatud kõrgema protsendiga THC tase, kuid mitte kõigis ära võetud taimedes. Kohtus leidis tõestust, et Tammaru on CBD taimede kasvatamisega tegelenud juba alates 2016. aastast. Nende juures ongi lõpuks oluline just see THC tase. Tegemist oli siis vaidlusega, kus olulisel kohal kehtestatud erinevad piirnormid. Kohus tuvastas, et Raido Sõkkal asus sellesse tallu alates 2022. aasta märtsist ja tema valdusest leiti kanepi taimi ja osiseid, mille piirmäärad ületavad lubatud ainekoguseid. Seega tegemist äärmiselt spetsiifilise vaidlusega. Kohus mõistis Age-Teresa Tammarule karistuseks ära kandmata karistuse pikkuse 2 aastat ja 5 kuud vangistust, mis ei pöörata täitmisele 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja vältel. Raido Sõkkali karistuseks aga 3 aastat ja 4 kuud vangistust, mis ei pöörata täitmisele 4 aasta ja 8 kuu pikkuse katseaja vältel. Prokuratuur otsustab otsuse vaidlustamise hiljem. Prokuratuur esitas isikutele süüdistuse siis narkokuriteo toimepanemises grupis. Samas erinevalt prokuratuurist leidis kohus, et teo toimepanemine grupis ei ole tuvastamist leidnud, vaid kumbki isik on iseseisvalt eraldi pannud toime narkokuriteo. Selleks, et prokuratuur saaks anda hinnangut, kas prokuratuur sellise kohtukäsitlusega grupis toimepanemise osas nõustub või mitte, soovib prokuratuur enne tutvuda kohtu motiveeritud otsusega, mis siis on kättesaadav aprilli keskpaigast, ja seejärel siis prokuratuur saab anda hinnangu, kas on alust ja põhjust esitada maakohtu otsusele apellatsioonkaebust ringkonnakohtule. Prokuratuuri hinnangul oleks nende valdusest leitud kogusest piisanud narkojoobe tekitamisest 8000 inimesele. Mõlemad kohtualused ennast kohtumenetluses süüdi ei tunnistanud.